Grandland on Opeli suurim linnajiip, mis nüüd on muutunud paljuski, kuna tegemist on täiesti uue põlvkonnaga. Paistab, et Opel on võtnud Volkswagenilt snitti ja kui Volkswagen ütleb, et auto muudab premiumiks just see, et sellel autol on läbiv LED-valgustusriba, siis Opel pani siia niinimetatud 3D visiiri, kus ka Opeli logo on valgustatud, nii et nüüd teavad kõik pimedas, et sa tuled Opeliga. Ja tegelikult mulle selle Grandlandi disain meeldib, kuna siin on hästi palju disainijooni ka vanematelt Opelitelt, ehk siis siit leiab ikkagi üldjoontes horisontaalsed ja vertikaalsed jooned. Näiteks see kapotimuhk on 60-ndate kui ka 70-ndate Opelitelt. Näiteks Kapitanil oli kapoti peal selline muhk, ka mõnel rekordil oli selline muhk ja teatud Opelitel veelgi. Ja kui ma selle auto puhul veel vaatan erinevaid selliseid disainilahendusi, siis mulle näiteks meeldib see, et siin akende all ei ole visuaalset liistu, mis muudab kuidagi selle ukse justkui nagu tegemist oleks raamita, aknaraamiga ukse. Oma suuruse poolest on see auto natukene suurem kui Peugeot 3008, aga natukene väiksem kui Peugeot 5008. Kuigi see auto kasutab täpselt seda sama keskmise auto modulaarplatvormi, ka mootorite valik või õigemini jõuallikate valik on täpselt see sama nagu 3008 ja 5008. Ehk siis baasmudeliks on 1,2 liitrine hübriid, siis on 1,6 liitrine pistikhübriid ja siis on elektrilahendused. Elektrilahendused on siis kas esiveolised, väikse akupakiga või siis nelikveolised ja suure akupakiga, ehk siis väga palju paindlikkust. Ja seda autot ei saa 7-kohalisena nii nagu Peugeot 5008. Ka tagaosas edevus ei lõppe. Nimelt põleb see Opeli kiri kogu aeg, nii päeval kui ka öösel. Seega ka kõik tagasõitjad näevad, et sa sõidad Opeliga. Lisaks on ka siin need horisontaalsed ja vertikaalsed jooned ja siit ülevalt leiab piduritule, mis on justkui nagu Haigala saba. Ja Haigalast rääkides, siis millegipärast on Opel pannud siia tagurduskaamera peale ka veel Haigala. Ma ei tea, kas sellel autol on siis Haigala iseloom või kuskilt leiab mõne Haigala. Igal juhul mina rohkem Haigalasid pole leidnud kui see siin. Pagasiruumist rääkides siis põhjakõrgust on võimalik reguleerida ja millegipärast ma leidsin, et kui see põhi on alumises asendis, siis Focali helisüsteem mängib paremini. Seljatoed on võimalik siis 40-20-40 suhtes alla klappida. See pagasiruum on kõrge, siin on korralikud kotikinnituskonksud ja pagasiruumi mahuks märgitakse 550 liitrit ehk siis 30 liitrit rohkem kui Peugeot 3008. Aga samas 3008 on ka natukene väiksem auto kui see. Ja isegi kui see pagasiruumi põhi on kõige alumises asendis, on siin all väga suur laegas, kuhu saab panna näiteks isegi mõne väiksema seljakoti. Proovisõidu autol on baasmootor ehk hübriidajam, millel 3-silindriline 1,2 liitrine turbotatud bensiinimootor, mis arendab 100 kilovatti ja 230 newtonmeetrit. Selle küljes on veel 21 kilovatine elektrimootor. Käigukastiks on topeltsiduriga 6-käiguline automaatkast, mis ühendatud esirattaveoga. Minu jaoks on üllatav, kui palju on sellel veermikul pidamist. Ehk siis, kui ma kurvilisel teel sõidan, siis ma eeldaksin, et sellel autol nina hakkaks kiiremini lohisema. Aga vastupidi, see on üllatavalt hästi maa küljes kinni ja samas tegelikult tänapäeva mõistes on see autoga üsna kerge, kaaludes 1,6 tonni. Aga samas tegelikult ega see väike mootor peabki kerget autot vedama, aga samas selle väikse mootoriga jälle muidugi siin mingit sporti väga loota küll ei ole. Ehk hoolimata sellest, et see startergeneraator annab siia natukene jõudu juurde, on see mootor ikkagi 100 kilovatine ja 0-100 kiirendus on 10,2 sekundit. Seega on see kõik niisugune sujuv ja meenutab mulle rohkem selliste 90-ndate vabalt hingavad 2-liitrist bensiinimootorit, mis siis kiirendasid omal ajal täpselt sama kiiresti. Ja tegelikult ega see 0-100
kiirendus on ju tänapäeval ka muutunud selles klassis üsna standardiks. Roolisüsteem on hästi kerge, aga samas on see parajalt kiire ja jätab natukene kaardiliku mulje, ehk siis üsna kiiresti reageerib see auto suunamuutustele. Pidurid on parajalt võimekad ja see kerge auto jääb üsna kergesti seisma. See 6-käiguline topeltsiduriga automaatkast vahetab käik kiirelt ja sujuvalt, aga muidugi mitte nii kiiresti kui näiteks Vaagrupi autodel. Grandlandi tagaistmele on tegelikult üsna mugav tulla. Esiteks uksed on pikad, lävepakk on kaetud, seega saad puhta säärega autosse sisse välja. Uks on iseenesest parajalt suur ja peaaegu 90 kraadi all avaneb ka. Tagaiste on selles mõttes mugav, et see on parajalt pika põhjaga, tahapoole natukene kaldu, ei istu väga kükakil, jalaruumi on küll, aga põlveruumi ka ja pearuumi on ka isegi küll, aga hoolimata sellest, et sellel autol on klaasist katuseluuke. Siin on mõned laekad olemas, esiteks siin üleval on selline telefonilaegas, siis siin on suurem tasku, kuhu saad mõne ajakirja panna. Samas on ka ukse tasku olemas, aga see on polsterdamata, seega seal mõned asjad võivad hakata kolisema. Ukse polster on visuaalselt ilus, strateegilised kohad pehmed, aga peamiselt ikkagi kõvast plastikust. Käetugi on ka olemas, käetoes on selline suur laegas ka veel olemas, kuhu saab jällegi kas või telefoni või tahvelarvuti panna. Topsihoidjad on ka siin ees olemas, käetugi on parajalt kõrge, parajalt lai ka, aga jällegi, nii kui topsid on siin topsihoidjates, ei ole seda käetuge kõige mugavam kasutada. Sellel autol on 3 Isofix kinnitust, üks siin ees kõrvalistmel ja 2 siin tagumistel istmetel. Ja tagumiste istmete Isofix kinnitused on peidetud tõmbelukku taha. Ja iseenesest on see tore lahendus. Ainukene asi on see, et iga kord, kui seda tõmbelukku tahad lahti teha, siis need väga ei taha liikuda ja tekib selline tunne, et see lukukelk jääb kohe-kohe pihku. Aga võib-olla kui neid iga päev kasutada, et siis need hakkavad natukene paremini liikuma. Samas on siin olemas ka üks 12 voldi pistikupesa ja 2 USB-C laadimispesa ja siis siin keskkonsoolis on ka mõned väiksed sellised laekad, kuhu tänapäeval ei oskagi kohe midagi panna. Täiskasvanud reisija saab ka mõned lühemad sõidud siin keskel istudes ära teha. Iseenesest jalaruumi nagu on, põlveruumi on ka, aga laiupidi võib teinekord natukene kitsaks muutuda. Samas muidugi istumisasend väga ebamugav ei ole, kuna see istmepõhi ei ole keskelt muhkuse kõrgel. See auto on GS-varustuses ja selles varustustasemes näeb see Grandland väga hea välja. Esiteks, kõik materjalid, mis siin kasutusel on 100% taaskasutatud ja uksepolstrid, ülemine äär ilusti pehme, ilusad õmblused, just kui süsinikkiust muster siin paneelide peal, Focali korralik helisüsteem, mis võiks küll olla natukene mahlakam, ehk siis bassi võiks rohkem olla, aga selle eest mängib hästi puhtalt. Istmed on selles mõttes head, et need on reguleeritava põhjapikkusega, need on väga toekad, vähemalt istmepõhi on küll väga toekas ja külgmised toed on kõrgemad, kui näiteks siin need ülemised, et need ülemised toed võiksid ka natukene rohkem kõrgemad olla, siis jätakse veel sellise sportlikuma mulje. Lisaks on see iste valmistatud seljatohtritega koostöös. Ehk siis see must triip, mis siin on, see on selline, et see tagantpoolt otsast läheb sügavamale, et kui sa siin istme peal istud, siis sa ei suru sabakonti sinna peale ja see siis omakorda vähendab seljale koormust ja sa saad pikemaid otsasid sõita nii, et selge ei väsi ära. Iste ise on hästi mugav ja rooli suhtes leiad ka mugava sõiduasendi väga lihtsalt. Ka siin jätkuvad need horisontaalsed ja vertikaalsed jooned, leiad rooli pealt siit kerge muhu, leiad siit keset armatuurlauda kerge muhu. Näidikute paneel on konfigureeritav, aga ma saan siia suurelt digitaalse kiiruse. Lisaks see 16-tolline multimeediaekraan on selge pildiga. Küll vajab jällegi harjumist natukene see multimeedia tarkvara, aga sellega harjub lõppude lõpuks ära. Lisaks on ka veel see hea, et siin all on vajalikud nupud füüsilised ja näiteks mis mulle meeldib on see veel, et siin on üks min-maks nupp. Vajutad seda hommikul, ventilatsioon hakkab maksimaalselt käima ja lisaks lülitatakse selle nupuga korraga sisse nii roolisoojendus kui ka esimesed mõlemad istmesoojendused.
Siis on siia tekitatud selline justkui läbipaistvast klaasist laegas, mille taga on muide juhtmevaba telefonilaadija, nii et kui sa selle telefoni paned siia laadima, tõmbad luugi kinni, siis sa näed tegelikult, et see telefon sul laeb siin on 2 USB-C laadimispesa, siis on reguleeritavad topsihoidjad jällegi niimoodi paigutatud, et need ei jää kasutusmugavust segama. Korralik käetugi, selline, kuhu saad ka küünarnuki ilusti panna, kui pikemaid maid sõidad. Leidub ka mõistliku suurusega kindalaegas ja üleüldine mulje on tegelikult siin vägagi viisakas. See Grandland sobib rohkem just igapäevaselt linnas sõitmiseks, kuna see väike mootor on siis pigem ökonoomsem. Maantel saab see auto tegelikult selle kere vedamisega ka hakkama, aga lihtsalt mööda sõitude puhul pead pisut rohkem arvestama. Ja tootja väitel peaks saama VLTP standardi järgi sõita selle autoga 5,5 liitrise keskmise kütuse kuluga. Aga minul kujunes proovisõidul 7 liitrit. Ja see tegelikult peamiselt tuleb sellest, et olgem ausad, selle suure auto kohta see 1,2 liitrine mootor jääb natukene nõrgaks. Ja ma sõitsin peamiselt tegelikult üksi, et kui siin autos oleks tegelikult rohkem massi olnud raskust, kas siis kaupa või inimesi, oleks see kütuse kulu veel suuremaks kujunenud. Aga õnneks on selle jaoks tegelikult rohi olemas. Peagi satuvad müüki pistikhübriidid, mis on võimsamad, mis pakuvad tegelikult sisepõlemismootori paindlikkust ja elektriauto säästlikkust. Ja kes tahab tegelikult rohkem asju vedada, siis elektriautol on kandevõime selles valikus tegelikult kõige suurem. Ja elektriautot on võimalik siis saada 4-veolisena ja suure akuga ja väikse akuga ja esikveolist mudelit. Ja pimedas on tegelikult selle autoga väga hea sõita, kuna siin on auhinnatud esituled. Aastal 2024 ärjati selle auto esituled kõige paremate esitulede auhinnaga. Kõiksugused sõidu- ja ohutusabilised töötavad väga viisakalt ja väga mugavalt on võimalik neid kiirtee menüüst välja lülitada. Mulle meeldib ka see, et ma saan näidikute paneeli kui ka klaasile projitseeritavale infopaneelile panna suurelt digitaalse kiiruse ja jätta kõik muu müra eemale. Ehk siis väga lihtne, väga mugav on jälgida, kui kiiresti sa sõidad. Aga samas ei ole sellel autol kõik nii värviline ka. Näiteks kui valgusvoori taga seista ja mootor töötab, siis seda 3-silindrilise urinat ja vibratsiooni on selgesti salongi tunda. Aga samas sellega sa harjud ka mõne aja pärast ära. Mis puudutab mürataset, siis natukene rehvimüra kuulda, aga ma ei ütleks, et see on väsitav. Grandlandi hinnad algavad 32 000 eurost. Selline GS-varustuses, mis ei ole sportlik varustus, see on lihtsalt GS-nimeline ja hästi varustatud, natukene veel lisasid juures ja maksab 38 000 eurot. Registreerimismaks sellele autole on 1100 eurot ja aastamaks 108 eurot, mis on sellise pereauto kohta küll vägagi soodne. Grandland on ruumikas, mugav, mõistliku hinnaga rahulik pereauto.